Aitäh, tere ka minu poolt, ma täpsustan sissejuhatust, et tegelikult kaotate selle raha ühe telefonikõne või ühe e-mailiga, kui te kuulate täna pool tundi, see, mis ma räägin, näitan hästi palju pilte, hästi vähe teksti, siis uskuge mind, siis suudate tulevikus vältida neid kõnesi ja neid rahakaotusi, et umbes kaotab, ma pakun, et keskeltläbi üks inimene päevas kaotab Eestis raha ühe telefonikõnega, et kõik raha, mis ta pangakontol on, nii et need numbrid on päris suured, ja see on umbes 2 aastat kestnud sellisel viisil, nii et ohvriks võime kõik langeda, räägin ka, mis võiks tulevikus uued ohud olla meie jaoks, nii et head kuulamist teile. Ise olen Urve Tambre, olen töötanud Maksu- ja Tolliametis, koostuvas nõunik olnud Europolis sideohvitser ja nüüd viimased 6 aastat politseis. Juhin Tallinn-Harjumaa kriminaalpolitseid. Meie valdkonnadeks on kõik kuriteoliigid, on kelmused, on tapmised, inimkaubandus, rahapesu, kõik, mis kurjategijad välja mõtlevad, kõiki neid üritame lahendada. Enamus kuriteoliike oleme suutnud päris edukalt tõrjuda Eestist, nii et nüüd on ainult veel kelmused jäänud, mis tegelikult on üks kuriteoliikidest, mis on tõusus umbes 60% praegu aastas, nii et kui teised kõik langevad, siis kelmused ja pettused tõusevad, nii et head kuulamist teile. Aga hästi kiirelt väike ülevaade teile, millised kelmused üldse olemas on, mis teid ohustavad, ost-müük, pettused, üliharva, aga ei ole kuhu kadunud. Ehk siis tavaline Facebookis keegi müüb midagi, keegi ostab midagi, keegi müüb telefone, müüb 7 korda ühel samal inimesel selle telefoni, tegelikult tal polegi telefoni ja täiesti tavaline nii-öelda pettuse liik, et see ei ole mitte kuhu kadunud. Õnneks inimesed on suhtelised ettevaatlikud ja ikkagi küsivad kas siis pilti või tausta. Üksikud nii-öelda langevad veel ohvriks, aga õnneks väga paljud mitte. Armastus, pärandused, kindlustused, laenud, annetused. Ütleme niimoodi, et armastusega 3 inimest aastas umbes. Teatan, et kiri on umbes algab selliselt, et olen kapten või sõjaväelane kuskil Afganistanis, hirmus palju on raha, aga pole kuhugi panna, tahaks esimesena teile kõike saata. Kuskil 3 inimest aastas langeb selle ohvriks siiamaani, ja viimased on siis skeemi mõttes on selline, et kui kaptenil on tavaliselt juhtunud siis see, et ta on laevaga midagi juhtunud, ta ei saa parasjagu oma miljonid ära saata ja nüüd siis palub Eesti inimesed siis abi. Saadab muidugi pilte enam seda, et niisugused väga hurmavad mehed on, et üldjuhul on mehed, sest võimalik, et on naised ka, aga mehed ei käi meile vist teavitamas seda, et nad langesid ohvriks, et ma teen vist liiga, et ma arvan, et mehed langevad väga palju ohvriks, aga nad ei anna politseil mitte kunagi teada, seepärast on meil mulje jäänud, et ainult naised langevad ohvriks, aga kindlasti on ka mehi. Ehk siis kaptenil on häda käes, vaja hirmsasti raha ära saata, aga ennem seda on vaja siis mingi 10 000, et saaks rahad liikuma. Ja uskumatu, me tänase päeval kuskil 3 inimest aastas teeb talle ülekande ära. Päranduse kirjad on läinud oluliselt paremaks, nad on eesti keeles. Google Translate on väga-väga hea juba, et keskelt läbi umbes 5 inimest aastas siis usub, et sai miljonäriks ja teeb siis ülekande ära nii-öelda selle riigi, kus siis pärandus tuleb, selle maksud on vaja ära maksta, et üldjuhul makstakse maksud ära siis miljoni pealt, ja siis raha ei tule loomulikult. Kindlustused, see on üks uus liikidest, internet on täis igast reklaame, mis pakuvad kõiksugu kindlustuse liike, mis ei ole Eestis nagu ettevõtlusena registreeritud, küll aga kuskil mujal Euroopa riigis. Ja siis mõeldakse, et ma teen kindlustuse hoopis mujal, teises kohas natukene, et lihtsalt maksad, usud, et said autole kindlustuse või mingi kasko majale, tegelikult ei saa mitte midagi, et selline liik on tekkinud. Laenud, väga soodsad intressiga laenud, internetis vilguvad reklaamid, kuskil aastas 15 inimest langeb selle ohvriks, kes võtavad laenu, aga laenu saades pead maksma millegipärast 5-10 000, et see on ka nagu müstika, et me usume seda, et kui maksad 5000, siis saad laenu, ja millegipärast maksame, et väga ohtlikud on nad. Ja annetused, viimane annetuste kiri on vist oli Prantsusmaa valitsus annetas paljulastele peredele ja uskumatu, et nad teevad selle masskirjana ja nad saavad pihta ühele paljulapsele perele
ja kes usubki, et Prantsuse riik annab neile parasjagu raha. Aga selleks on vaja jälle maksta natukene mingeid ülekandetasusi ja inimene langes jälle ohvriks selles hiljuti. Nii et ka annetustega umbes 5-10 inimest ikkagi veel langeb täna ohvriks. Aga palju ohtlikum on ärikirjapettused. Räägin neist natukene lähemalt, sest ärikirjapettus küll selles mõttes, et need enamasti on suunatud ettevõtete vastu, aga saavad pihta ka eraisikud. Ehk siis on 2 tüüpi ärikirjapettuseid. Üks on see, et teie või teie äripartneri e-maili konto parool on kunagi kätte saadud. Et ma ei tea, kui tihti te vahetate parooli kõik. Ikka iga kuu, on ja? Jah, muidugi vahetate iga kuu. Üldiselt keskelt läbi inimene, kui aastas korra vahetab, siis on väga hästi läinud, on ja? Ma soovitan teil vahetada vähemalt aastas korra. Sest parooliga on selline asi, et kui üldiselt, kas oli mingi aeg oli mail.ee kontot vist varastati kõik paroolid ära, siis need müüdi edasi alles 4 aastat hiljem. Kurjategijatel on selline komme, et ühed varastavad ja müüvad edasi teistele, kes siis otsustavad, millal nad siis ründama hakkavad ükskord. Et läks umbes 4 aastat mööda ja 4 aastat hiljem alles siis prooviti, kes ostis need kontod, proovis, millised siis veel töötavad ja millised mitte. Et kui te üldse paroole ei vaheta, siis 4 aasta pärast alles teid rünnatakse tegelikult. Et esimese hooga tundub, et kõik on ju hästi. Ehk siis aastas korra vahetage ära. Ja miks ma kohe ütlen veel, mis pettuse liik siis on. Ehk siis, kui teie või teie äripartneri või sõbra e-maili konto on varastatud, siis on teatud kurjategijad, kes siis hommikust õhtuni ainult jälgivad seda liiklust, mis teil seal toimub. Kellega te kirjutate, milliseid kommunaalarveid te saate, kuidas teil elustiil on. Nad teevad seda umbes mingi pool aastat, terve aasta on võimelis tegema. Suured tornid on Aafrikas, kus inimesed käivad tööl selle jaoks, et jälgida inimeste e-maili kontosi. Loevad neid kirju, tõlgivad ja saavad aru, et ahaa, iga kuu umbes 6. kuupäeval tuleb teile kommunaaliarve, mille te kohe maksate ära. Ja mis nad teevad, võtavad üks päev varem ja vahetavad selle arve ära teil. Kustutavad selle, mis meil tulem pidi või saadavad siis ise teile varem teise arve hoopis. Nii et teie arvatate täpselt üks-ühele väljanägemise kommunaaliarve, teete ülekandega tegelikult kannate hoopis raha kurjategijatele. Ja siis tuleb hiljem võlateatis, et ahaa, ei olnudki hoopis õigesse kohta ei läinud. Miks on see võimalik? On võimalik sellepärast, et nüüd vist juba 3-4 aastat tagasi pangad muutsid ära süsteemi, et nimi ja kontonumber ei pea enam kokku minema. Vanasti pidi kokku minema, ehk siis Urmet Tambre ja konto pidi olema üks-ühele, pank kontrollis. Täna pank ei kontrolli seda enam, ehk siis ma võin siia kirjutada aktsiaselts, ma ei tea, Rapla Vesi ja panen oma kontonumbri. Et piltiga töödes saan sellise arve teile esitada, te kannate ära, te arvate, tegite ülekande, tegelikult ei teinud midagi, tegite mulle ülekande. Ehk siis alati, kui teil tuleb arve, millel on teine kontonumber või tuleb üks päev varem mingil põhjusel, kus äripartner või kes iganes ütleb, et nüüd oleks vaja täna ära maksta raha, siis vaadake palun üle, et kas see on ikka see konto, kas see on see koht, kuhu te raha kannate, kas see on ikka õige koht. Ja seda võimaldab tänu sellele, et kellelgi on kunagi paroolid varastatud ja ta pole viitsinud neid ära vahetada. See võib juhtuda ükskõik kellega meist. Nii et hoidke silmad lahti, et ei satuks nii-öelda sellise kirja otsa. Teine, mida tehakse äripettusena, on siis, kuidas ma ütlen siis, Facebookis ja igal pool sotsiaalmeedias meie elustiili jälgimisega. Täpselt samad kurjategijad tegelevad igapäevaselt ettevõtete jälgimisega ja üritavad aru saada, kes on raamatupidaja, kes on otsustaja ja millised uued suunad ettevõttel on parasjagu käsil. Ehk siis meil kõigil meeldib ju panna Facebooki, ma ei tea, ma panin ka praegu, et ma olen Raplas. Kõik saavad teada, et ma olen Raplas ilusti ja annan teada, et ma olen politseinik ja läbi selle saadakse vaikselt teada, et kuidas mu elustiil on. Ilma, et ükski mu konto on üldse ära varastatud. Ehk siis, ja kui ma nüüd hakkan tulevikus näiteks teavitama juba ette ära, et ma olen 2 päeva pärast näiteks Pärnusse, siis sekkuvad kurjategijad üks päev varem ja ütlevad, näe, sa tuled näiteks Pärnusse, kanna see raha juba ära, mis sa pidid tegelikult kandma 2 päeva hiljem. Ehk siis ettevõtte vaatesse tagasi pannes on siis, nad näevad ära, mida ettevõte soovib laieneda. Kui nad näevad näiteks ettevõte peab läbirääkimise parasjagu
mingi teise suurema firmaga või nad kirjutavad, et me üritame laieneda, ma ei tea, mingi vineeriturul või mis iganes, siis nad saadavadki e-maili talle. Tere, mina olen selline ettevõte kuskil Ameerikas või UK-s ja meil on sulle pakkumine, et liitu meiega ja me tahame sinu laienemisest osa saada. Me ostame sult kaupa. Aga tegelikult nad lihtsalt loevad uudiste voogu ja siis saadavad nii-öelda peaaegu samasuguse ettevõtte, kes siis tegeleb tema identiteediga, saadavad e-maili. Kuidas sellest aru saada? Võtke lahti, kui te saate e-maili täiesti ootamatult mõnelt ettevõttelt, kes ütleb, et ma soovin teilt midagi osta, siis võtke lahti ja vaadake, kas sellel e-maili aadressil on täpselt üks ja sama lõpp. Ehk siis kui, ma ei tea, minu e-mailid lõpevad urmet.tambre@politsei.ee, siis tegelikult, kui oleks see kurjategija, siis ta kirjutab urmet.tambre@politsei.com. Piisab ainult selle kommi panemisest sinna, tegelikult mitte keegi meist ei vaata seda, et kas lõpp on ee või on kom või on net või midagi muud. Et nad vahetavad selle lõppu ära, teevad identse aadressi ja esinevad minuna. Ehk siis piltlikult öeldes esinetakse selle ettevõttena, mida soovitakse või siis ettevõtte unistab, et ta tahaksid sellega koostööd teha, vahetavad lõpu ära ja ongi olemas. Nii et 2 väikest asja. Vahetage parooli, vaadake, kui üks päev liiga vara tuleb teile arve ja teine vaadake e-mailidel alati lõpud üle. Kas on samalt e-maililt, mis on nagu kodulehel või on äkki seal lõpus mingi teistsugune nii-öelda laiendus. Sellega on. Igal pool on teil ohud põhimõtteliselt. Hommikust õhtuni ainult vaadake e-maile omal ja vaadake kõike, mis tuleb. Ja ma pärast näitan teile ühte pilti ka, miks peab seda veel tegema. Aga kuhu Eesti inimesed kõik oma raha täna kaotavad, on panga nimel tehtavad kõned, investeerimiskelmused. Need on 2 tüüpi ja ma näitan teile detailselt, kes neid kõnesid teevad, kus nad asuvad, palju neid on ja miks nad nii edukad on. Et kuna need 2 on nagu praegu kõige aktiivsemad kelmuse liigid, siis ma lihtsalt neist räägin natuke täpsemalt. Aga kõige rohkem, kõige suuremaid summasid saadakse täna nii-öelda ärikirja pettustega, et kõige suuremad kahjud. Ma tean ettevõtted, kes on 500 000 kaotanud lihtsalt selle väikse e-maili laiendi pärast, nii et olge ettevaatlikud nende asjadega. Aga milline on tänapäeva kelm? Füüsilises maailmas me vist tunneksime kelmi ära, et meil on kurjategijast on mingi kindel arusaam või ma isegi öelda, mingi standard on tekkinud, et ta peaks välja nägema mingi nahktagiga ja võib-olla Adidas stressidega ja kõike muud. Üldiselt me oskame hoiduda. Kui füüsilises maailmas keegi tuleb ja ütleb, et anna mulle raha või anna mulle panga PIN-koodid, siis me ütleme, päris hästi ikka ei anna küll, et tegelikult me tunneme kuidagi ära, et kes on. Me arvame, et me tunneme. Aga tegelikult kelm võib olla väga viisakas ka, jah, et ei pea olema kurjategija välimusega. Et mis on kelmi puhul, ütleme niimoodi, et põhimärksõna on see, et kelm teab, et ta jääb alati vahele. 100% kõik kelmid jäävad vahele ja ta teavad seda, et nende skeem saab töötada ainult teatud aeg. Ja see aeg sõltub ainult meist endast. Kui tublid oleme meie ja kas me märkame ja kui kiiresti me märkame, et meid tahetakse petta. Aga kelm teab, et ta jääb alati vahele, ta ei hakka väga palju vaeva nägema sellega, et olla siis keegi teine või olla siis varjatud, sest nagu nii jääb vahele. Küsimus on, kas ta jääb ühel päeval, esimesel päeval vahele, jääb 6 aja pärast vahele või aasta pärast. Tema jaoks on see, et see aeg oleks piisavalt pikk, et ta suudaks omale raha teenida, nii palju kui ta suudab ja vahele jääb ta nagunii. Nii et selles mõttes tema jaoks ole mitte, ta ei näe väga palju vaeva sellega ja mis on meie õnnetus, meil on kõigil kogu aeg kiire. Ja kelm üldiselt mängib selle peale, et meil on kiire, me ei pane tähele pisiasju ja anname põhimõtteliselt ise raha ära neile. Et teil üks pilt on ja kohe algus ei saagi aru, et üks on koer seal, aga piltselt öeldes on kelm sama. Ta teeb natukene, teeb midagi teistmoodi, esimese hooga kohe ei pane tähele, aga kui et sekundi vaatad, siis saad aru, et üks on koer, kes üritas pardiks ennast teha. Et üldiselt on kelmid samasugused, et väga palju vaeva ei näe, natukene teevad teistmoodi midagi, aga et esimese kohe vahele jääks sekundiga on nende põhieesmärk. Aga reaalse elus
näevad siis kelmid ja kontorid tänapäeval välja sellised. Ma räägin siis nendest kelmustest, kes siis meile neid kõnesid teevad, et ma ei tea, kui palju siit on saanud neid kõnesid. Raplamaal vist on üks inimene, kõik on saanud, 2 on vähemalt saanud nii. Loodame, et teised ei saagi kõnesid. Ma räägin ka pärast, miks osad saavad kõnesid, miks ei saa ja kui palju veel saada võiks neid kõnesid. Aga need kontorid näevad välja sellised, et täiesti tavaline nii-öelda nagu ettevõtluse kontor, töötavad neid, meie hinnangul on neid umbes 60–80. Igas ühes töötab umbes kuni 100 inimest. Ei, mitte Eestis. Need, mida meie uurime ja koostöölepingu oleme sõlminud, asuvad Ukrainas. Ja, kohe räägin ka Ukrainast, miks me Ukrainast neid keda kätte ei saa. Ma ütlen parem ette ära juba, et Ukraina on siis kuulub nende riikide hulka, kes ühtegi oma kurjategijat välja ei anna, ühtegi kinni ei pea, et Ukraina on, Venemaa on, paar riiki on veel maailmas, jah, kes ükskõik kui palju me teada saame, kes seal taga kõik on, siis Ukraina riik ise otsustab, kas ta peab need kinni või mitte, ja meie õigusabid sinna ei ulatu nagu sellise kujul, et Ukraina peab ise oma riigis sees oma menetluse läbi viima, et siis Eestist, mida me teada saame, me saame ainult vaadata kaugelt pealt seda kõike, mis toimub, et sellised riigid on olemas, kes kaitsevad oma kodanikke. Aga räägime siis kõnekeskustest ja kuidas need kõnekeskused saavad nagu toimida nii hästi, et miks need nii palju on lihtne põhjus. See skeem, ütleme need investeerimispettus või helistamispettus, see on juba kuskil mingi 30-40 aastat vana, jah? Et ei midagi uut siin maailmas. Ta töötab frantsiisi põhimõttel, et on olemas ühed kurjategijad, põhimõtteliselt me teame ka neid, kes siis omavad siis kogu seda skeemist ülevaadet ja müüvad seda edasi teistele kurjategijatele. Täiesti tavaline frantsiisi põhimõttel. Ühtedel on väga selgeks tehtud see, neil on finants, neil on tugi, neil on infrastruktuur olemas, neil on kõik olemas, kes aga kurjategijatest soovib alustada kõnekeskusega ja hakata inimesi petma, siis on teatud koht olemas, ma ei ütle teile kohta, et on üks koht olemas, kuhu sa saad darkwebis kirjutada ja palun endale osta selle süsteemi endale. Ja nad annavad kõik rahad ja kõik, kuidas kõiki asju liigutada, kust raha välja võtta, kuidas helistada, täisjuhendi materjalid annavad inimestele kätte. Ja mida jääb siis nii-öelda kurjategijal, kes ostab üle, tal ei jää mitte midagi muud üle, kui ainult siis öelda, leidab füüsilised ruumid, kus siis see kõnekeskus püsti panna. Ja panna lehte kuulutus, et otsin nii-öelda kõnekeskusse töötajaid, kusjuures need töötajad ei ole selles mõttes milleski süüdi, on täitsa tavalised helistajad. Et nemad enamus neist ei teagi üldse, et nad osalevad suures pettuses. Nendele antakse iga hommiku, neil on katseajad, nii nagu ikka, 2 kuud on katseaeg, koolitatakse välja, kuidas pead helistama ja mis pead tegema, kui inimene siis nii-öelda konksu otsa satub. Neile antakse iga hommiku nimekiri kätte, kelle nad helistama peavad ja mida nad rääkima peavad. Kõik, kes siis on nõus inimestega vestlema, siis need antakse edasi closeritele, ehk siis järgmisel tasemele, kes siis võtavad nii-öelda inimese kliendi üle siis, ja siis nemad hakkavad siis pettusega juba tegelema. Ehk siis väga lihtne skeem, püsti pandud, erinevad ametikohad on olemas seal, erinevad toad, igal pool on nii-öelda kõrgema taseme nii-öelda petturid ja madalamad, aga piltlikult öeldes üks suur tuba helistajaid, kelle antakse hommiku telefoni raamat pihku ja palutakse helistama hakata ja kõik, kes lähevad siis konksu otsa, kõik antakse kõrvaltuppa, kes siis tegelevad inimeste pettustega edasi. Nii et ütleme, et kui just ütlesite, Ukraina just võttis ühe kinni, siis jah, ta võttis kinni, ta võttis selle toa kinni, kus olid helistajad, sellest ei ole mitte mingit kasu, sest tegemist oli täiesti tavaliste inimestega, kes on tööle palgatud. Need serverid asuvad kõik, kus siis nagu rahad liiguvad, need asuvad hoopis teistes kolmandates riikides. Nii kaugu Ukraina riik ei lähe kinni pidama teistes riikides servereid ja kõike muud, nii kaugu muutust ei tule. Just enne helistas kantsler ja sõidab Ukraina poole, nii et me loodame, et hakkab lähiajal Ukrainaga teisi kinni pidama. Mitte, et ma tahaks Ukrainat süüdistada, ei kindlasti mitte, sest Ukrainas on selline olukord praegu selles vaates, et me olime vist järjekorras, pakun 15 riik vist, jah? Et kõik riigid on järjekorras, sama süsteem ei ole ainult Eesti vastu, vaid kõikide maailma riikide vastu toimuvad sellised kõned praegu.
et me olime järjekorras põhimõtteliselt käsi püsti, me tahaks ka teiega koostööd teha, Ukraina vaatas otsa, ütles, okei, te olete järjekorras, põhimõtteliselt anti number meile, aasta pärast saame nii-öelda koostöölepingusse minna, et tegelikult neil ei ole piisavalt ressurssi, et seda kõike nagu ära lõpetada ühe päevaga, sest nagu ma ütlesin, neid on nii palju lihtsalt ja nii kaugel läinud. Suur riik ka, ehk siis kõik muud mured ka meil kaelas, sõda ja kõik muud, et ei ole üldse lihtne neil ka. Nii et ärge saage valesti aru, et me süüdistame neid, aga me tahame igatepidi tutvustega järjekorras ettepoole saada, sest meil ei meeldi, et need kõned siia Eestisse tulevad ja Eesti inimeste raha ära läheb. Kas me lõpetame selle skeemi? Kindlasti mitte. Kas me suudame Eesti sealt listist välja võtta? Ma loodan, et suudame üks päev, et kurjategijad enam Eestisse ei lista. Et see on meie eesmärk, et saada nad meid sealt nimekirjast välja. Aga selleks, et inimesed pingutaksid seal kurjategijad, selleks on neil süsteemis isegi olemas, kuidas ma ütlen siis, motivatsioonisüsteemid isegi, jah, et nad loevad punkte, kui palju keegi saab kedagi konksu otsa ja siis saab ka jõulude ajal saab preemiat ja nii edasi, et neil on kõik ettevõtte tunnused neil kelmidel olemas ja kui me oleme kogu aeg rääkinud seda, et nad on ohtlikud ja need, kes ohvriks langevad, tegelikult need inimesed, nad ei ole mitte ühelgi viisil süüdi, sest nende vastu on meeletu masinavärk tegelikult, et see süsteem on töötanud juba, nagu ma ütlesin, mitukümmend aastat. Kõik, kes Eesti inimesed, kes siis ohvriks langevad, nende vastas on sajad ja sajad väljaõppinud kurjategijad, nii et kes ohvriks langevad, põhimõtteliselt nad ongi ohvrid, et see juhtus niimoodi, et nagu ma ütlesin, nad on kõik väga motiveeritud, näitan ka pärastpoole, miks meid lahti lasta sealt konksu otsast. Jah. Helistades see +372 on ikkagi ka täitsa tavapärane. Ja, see on telefonumbrina üle interneti helistades, ise valivad, mis numbrit nad näidata tahavad, et tänapäeval see teeb ka nende elu 10 korda lihtsamaks, et kuna kõik on internetikõned, siis nemad valivad, mis number meil telefoni ette tuleb, nii et nad täna valivad meil panga numbri sinna ette, et me näeme nagu üks pangast kõne. Ja, kui taustaks keegi ei tea, mis kõne siis tuleb umbes selline. Tere, helistam teile Swedbankast, et parasjagu teie pangakontolt üritatakse raha ära varastada. Tahame teie isikut kohe kiiresti tuvastada selleks, et saada peatada see ülekanne. Inimene, muidugi, mis on? Ei, no öelge oma isikukood kõigepealt, et kindel ole, kellega me räägime. Siis loed ära 377, nii edasi. Nii, nüüd teil tuleb piiks tuli, jah, see mobiili-ID või smart-ID, nüüd vajutage PIN 1, nii, nüüd olete kindel, et see olete teie, vajutage PIN 2, oled, nii, aitäh teile koostööst, head aega. Lähed pärast panka, vaatad 0, et nii lihtne ongi. Uskuge mind, kui me oleks esimeste hulgas olnud, esimesed, kes neid kõnes saavad, ei oleks nii väga kindel, et ise ka ei tee selle paanika peale kohe, et lähebki raha minema. Teine tüüp on, mis nüüd tuleb, teine tüüp on see, et olete kuulnud, et on väga palju pettuseid olemas, põhimõtteliselt pildiga sama, tere, helistame Swedbankast, enamus on Swedbankast, üritavad pihta saada, nad ei tea, mis pangast meil kliendid on, üritavad Swedbankast, nad on Google'danud, teavad, et Swedbank on põhiline pank meil, et teine on siis selline, et helistame Swedbanka turvaosakonnast siis, kusjuures inimene tavaliselt ütleb, ei, vabandust, mul on SEB-s, ja meil on üks ühine see turvaosakond, et vahet ei ole, kus pangast olete, et selge, et siis tuleb see, et kuna tegemist on, hästi olete kuulnud, hästi palju pettust on, olen kuulnud väga hea, panem teile ekstra turvalisussüsteemi peale, selleks palun öelge oma isikukood, jah, muidugi ikka paneme turvalisussüsteemi peale ja läks aga jälle, öelge oma PIN-kood ja läks jälle raha läks. See on teine ja mis kolmas kõne on vist. Neid on vist päris palju, aga põhimõtteliselt on sama. Et kõik on üks oli vist selline, kas te olete viimase ajal välismaal käinud? Mõtled, vist olen jah väga hea, praegu varastatakse teie krediitkaardilt kõik raha ära, et selleks, et nüüd oleks vaja peatada, see hakkab jälle pihta. Ehk siis neid süsteeme on hästi palju, aga igaüks tekitab sinus ärevust, et minu raha varastatakse ära parasjagu, et ma pean midagi ütlema. Ja kuna telefoninumber on panga oma, siis miks inimene peaks kinni vajutama? Ja, ma küsin veel, et täpselt analoogsed kõned olid siis reedel, oli Anastasia, hästi ladusas entusiastlikus vene keeles, aga ma tean, et pank suhtleb minuga minu keeles, siis ta katkestas kõne selle peale ja teine oli kohe esmaspäeval meesterahvas, sama entusiastlik, aga tema ütles juba ka minu nime, mida nagu Anastasia ei teadnud.
Jah, ma kohe räägin 2 sõna, millised andmebaasid neil on, kui võimsad andmebaasid neil kurjategijatel on tegelikult ja kuidas nad kõik seda üles on ehitanud. Aga ma just ütlen investeerimise ka ära, et vist alguses seepärast eeldasin, et kõik teavad juba, aga minu viga, sest ma ise vist elan sees, hommikust õhtuni ma saan ainult teateid selle kohta, siis ma loen neid ja siis mõtled, et kõik teavad, et väga hea, kui te ei tea neid tüüpe. Aga üks siis kelmuste tüüpidest on siis see, et investeerimiskelmus on üldjuhul reklaam on kuskil Facebookis või internetis üleval, investeeri ja siis me täidame väljad ära seal ja umbes 6 aja pärast, 6 aja jooksul saame samasuguse kõne, et tere, soovisite investeerida, et mina olen nüüd siis maakler ja hakkan sinuga tegelema ja kõike muud ja siis põhimõtteliselt sama jutt läheb tagant selga, et aga kõik need kõned on venekeelsed siiamaani. Prooviti üks kord teha eestikeelne, just robot tegi seda, et see oli ikka päris jube, et nad peatsid selle ära ja mõtlesid, et teevad vene keeles edasi. Mina arvan, et see on aja küsimus, millal eestlased palgatakse tööle sinna ja siis me hakkame eestikeelseid kõnesi ka saama selliseid, nii et parem on, kui me valmis oleme selleks, et ühel päeval hakkab ladus eesti keel, tere, et helistan Swedbankist või SEB pangast ja nii edasi, nii et see variant on täitsa olemas. Aga kui palju nad teenivad? Teenivad ikka väga palju, et me oleme kätte saanud enda andmebaasi, kus neil rahad liiguvad, siis rahavood. Et iga päev nad teenivad ikka rohkem kui eelkõneleja poolt säästetud. Me suudaksime, et kurjategijad teenivad ikka meeletut raha tegelikult lihtsalt helistamisega. Ja nagu ma ütlesin, nad ei karda vahele jääda, sest üldjuhul kelmusest karistus on tingimisi ja need rahad kõik on juba ammu läbi elatud, nii et rahasi ka tagasi ei pea andma eriti, nii et põhimõtteliselt elustiil nende jaoks, et neil ei ole nagu midagi karta. Aga mis juhtub, kui me nendega rääkime jääme ja mida nad teevad? Ehk siis, nagu ma ütlesin, et tegemist on frantsiisi põhimõttel toimiva ettevõtlusvormiga või kelmusvormiga. Ütleme siis nii, et on olemas oma meeskond neil, meie andmetel on see Kiievi linnas, kes siis hommikust õhtuni kogub internetist kõiki meie andmeid, kõik ostu-müügikuulutused, kinnisvarad, autod, kõik, kus on telefoninumber ja nimi võimalik kokku saada. Et eestlaste kohta on meie andmetel 250 000 kirjet, kus on nimi ja telefoninumber olemas. Ma ise olen seal sees olemas, et ma müüsin autot oma nimega, sain ilusti, olen olemas nende andmebaasis seal. Et tegelikult on võimalik see kokku korjata ja tekitada tunne nii-öelda, et ongi kõne pangast. Aga neil omal on andmebaas siis, mis siis toimib siis sellel põhimõttel, et iga kord, kui meil helistatakse, siis nad hakkavad täitma väljasi. Automaatselt, kohe esimene asi hakatakse väljad ära täitma. Nimi, töökoht, mida iganes. Ja siis tehakse, siin all on kommentid, et iga lause, mis me ütleme, iga lause pannakse kirja. Isegi kui me teeme nalja nendega, siis need asjad lähevad siia kirja. Ehk siis väga paljud inimesed on mõelnud, et et kui ma saan selle kõne, siis ma lõbutsen nendega. Siis mis juhtub, kui me lõbutseme, siis kõik see läheb siia kirja. Suure tõusega me jääme siis nii-öelda kurjategijate andmebaasi sisse. Seda andmebaasi müüakse edasi järgnevad 30 aastat, umbes, ma pakun isegi rohkem võib-olla. Siis tähendab seda, et iga kord, kui see edasi müüakse, iga kord uus grupp, kes alustab oma kõnekeskust, iga kord nemad ka meile helistavad. Seepärast on ka meil kampaania, et vajutage lihtsalt kinni. Kui me vajutame kinni, siis üldjuhul juhtub see, et nii nagu siin kirjas on, hästi jubedad sõnad on, ma ei hakka neid ütlemagi eesti keeles, jäid siia sisse vene keeles, siis juhtuvad sellised asjad, nad on ülikurjad meie peale. Kõik, kes kinni vajutavad, nad saavad sellist sõimu seal siseveebis, mis neil endal on seal, et meie kohta öeldakse väga halvasti. Vaene operaator siis, kes palub vabastada sellest numbrist, mis siis üldiselt kinni vajutab, aga üldiselt 2 nädalat ei tohi. Et neil on nagu väga karm reegel, et 2 nädalat peab ühte inimest kiusama. Et kui 2 nädalaga ära ei murdu, siis lubatakse süsteemist välja võtta see number. Ehk siis head vastupidamist, kui te hakkate saama neid kõnesi, siis jube öelda, aga see ei ole mitte Eesti politsei, kes teid aitab, vaid see on teie see punane klahv, vajutate kinni kogu aeg. See on ainuke asi, mis teid aitab ja umbes 2 nädalat. Kui te teete nendega nalja ja teil on lõbus, siis suure tõenäosusega saate järgmised 20 aastat neid kõnesi. See on
umbes sellisel. Kui te ütlete ükskõik mida, te kohe aru ei saanud, et ta on kelmikõne. Ükskõik mis faktid ütlete, et mul on poeg, nagu seal oli kirjas üks inimene öelnud, või mis iganes, te ütlete oma töökoha, mis iganes, siis läheb kohe sinna kirja. Järgmine kõne tuleb, tere, helistan pangast. Kuidas teil pojaga läheb, on ju? Te teate, et mul on poeg ja nii edasi ja tekib juba usaldustunne. Esiteks on meil nimi teada, siis on teada, et meil on poeg ja nii edasi. Ehk siis iga väike fakt läheb andmebaasi. Need müüakse mustas veebis edasi. Ja see skeem ei kao mitte kuhugi. Nii et vajutage kinni ja ärge suhelge nendega. Hull asi, mis toimub. Mingil põhjusel kõik inimesed on valmis investeerimisplatvormide puhul identifitseerimiseks tegema iseenda ja fotoga pildi. Neid on eestlaste kohta neil kümneid tuhandeid. Teate, et krüptorahas saab avada kontosi täpselt samal viisil. Et me ei tea veel, mis kahjud tulevad ükspäev eestlastele, kes on teinud enda fotoga pildi, kus need kontod on avatud üle maailma ja millised nõuded või kahjunõuded tulevad ükspäev nende inimestele kõik, kes on seda teinud. See on üks lisakahju, mis on nagu tiksupomm meie jaoks ja me ootame lihtsalt põhimõtteliselt, millisest maailma otsast tuleb Eesti riigil õigusabi palve, kus öeldakse, et 10 000 eestlased on petnud mingid süsteemid ära. Nii et see on meie jaoks üks suur tiksupomm, et nad on suutnud nii kaugele inimesed viia, et nad teevad oma dokumendiga koos endast pildi. Ja see on üks identifitseerimise viise tänapäeva internetiruumis kontode avamiseks, nii et neid saab kasutada järgnevad 10 aastat, nii et hoian täpselt niimoodi iga päev, et need inimesed ei saaks mingeid hulle nõudeid kuskilt teistest riikidest, sest ega midagi öelda ka pole, oled ju teinud ja tõenda siis ära, et see on sina, kes tegi selle konto sinna ja kes pettis veel mingit süsteemi. Nii et lisakahjud on veel ootamas. Aga räägin teil lõksudest paar sõna. Mis meid siis kõiki ohustavad seal internetis ja kui telefonikõnega on nüüd lihtne. Kui tuleb, vajutage kinni. Helistab sõber, pole salvestatud, vajutage kinni põhimõtteliselt. Ja? Aga tegelikult nii hull ei ole. Vajutage need kinni, mis on venekeelsed täna. Me ütleme teile, Delfis ja Postimees ütleme teile, kui eesti keeles tuleb. Et uskuge mind, me umbes 2-3 tunniga saame teada, nii et täna vajutage kinni, kui keegi hakkab vene keeles rääkima. Või paluge eesti keeles siis rääkida, et siis ka lõpeb. Järgi öelge mitte midagi enda kohta, ärge tehke nalja nendega, kui te oskate keelt. See on minu palve. Aga lõksud internetis. Nagu ütlesin, vilguvad reklaamid sellised, jumal ohutu. Täida ainult väljad ära, kutsuvad investeerima, täida väljad, me konsulteerime, ükspäev saame rääkida, teistsuguseid veel, ma pakun, et neid on seal 10 000, vilgub iga päev, igas pool. Ja vahest tundub niisugune, et eriti praegu niisugune teine samba rahade väljast, mõtles, täidaks ära vaata ühe välja, küsiks, et kuhu ma saan siis investeerida. Ja päris paljud täidavad. Ja siis läheb meelest ära, nädal, 2, ei juhtu mitte midagi. Ja siis ükspäev see imekõne tuleb, tere, täitsite väljad, meil ongi sulle parim pakkumine nüüd olemas. Ja ma kohe näitan varsti ka teile graafikut ja miks ei tasu nendel lehekülgedel investeerida. Esiteks, ma ei tea, kes tegeleb investeerimisega, aga mul on nagu, minu pea ei võtta seda asja, et kuidas me saame investeerida keskkonda, kus me ei tea isegi reegleid tegelikult. Sest ma tean 2 inimest, kes Indoneesiasse tegid investeeringu, mis oli 100 000, täpselt samamoodi interneti kaudu. Ja seal oli, kokku oli seal tegelikult see kelmid olid pannud sinna 100 lehekülge kasutaja tingimusi, jah? Siis ma küsin inimesed, lugesid läbi ka või? Ei, ma ei saanud aru sellest mitte midagi. Sa võid 100 000, sa isegi ei tea, mis kasutada tingim. Äkki ongi selle 50 aastat ei saa raha välja võtta. Äkki ongi. Aga vaata, see on see kuidagi internet on meie jaoks niisugune jube turvaline koht, et keegi pani reklaami üles, 100 000 saab, pane 100 000 sisse, saad miljoni kätte, aga kasutada tingimus, me isegi ei oska keelt, aga ikka anname raha sinna. Ehk siis number 1 asi, mõelge selle peale, et kas te ikka kasutada tingimusi ka ikka teate, ja soovitan ikkagi Eestis esimese hooga hakata investeerima turvalises keskkonnas. Aga miks nad võidavad meid, need kelmid? Kelmid on ohtlikud nutikad. Nad on ära tajunud seda, et Google'is saab reklaami osta. Ja Google'is saab ette osta ennast esimeseks põhimõtteliselt. Jube lihtne viis. Nad ostavad ennast Google'is esimeseks. Tigu sa kirjutad sõna investeerimine sisse, esimesed 5 lehekülge on kõik kelmide omad. Need ei pruugi olla, ma tegin lihtsalt praegu kiirelt näite. Aga esimesed 5 lehekülge võivad olla kõik kelmide omad. Nad on ostnud ennast sinna esimeseks.
Ja meie usume, et Google pakkus mulle parimaid investeerimiskohti, aga tegelikult on kinni makstud selle jaoks, et me läheksime just kelmide lehekülje peale. Ehk siis, kui te näete AD-d seal, siis see on reklaamiga tegemist. Teine asi, mida kelmid on ära tajunud, ja see on aja küsimus jälle, millal see juhtub, on see, et me usume kõik telereklaami, me usume linnas olevaid plakateid. See on aja küsimus, millal ükspäev TV3 või Kanal 2 tuleb suur reklaam, mis on kelmide oma tegelikult. Nagu ma ütlesin, kelmid teavad, nad jäävad vahele. Nende jaoks on see, et kui palju nad raha kätte saavad enne, kui nad jäävad vahele. Ehk siis see on, ükski telekanal ei kontrolli, kas see investeerimisplatvorm on üldse tegelikult olemas ka või mitte. Igaüks võib põhimõtteliselt osta omale telereklaami. Et nad on juba arutanud seda, et kuule, aga ostame telekasse reklaami. Ja usku mind, ma usun ise ka, mis telekast räägitakse, et kui telekas ikka öeldi, siis on õige asi. Et niisugune tunne, et turvapuhver on seal kuskil vahel, et ei saa olla, et Kanal 2 näitab mulle reklaami, mis on puhtalt kelmide oma. Aga usku mind, see on aja küsimus, nii et ma ei taha mitte mingil viisil reklaame nagu maha teha, aga mõelge selle peale, et kui te näete reklaami kuskil või siin Rapla vahel tuleb suur plakat, see on parim investeerimisplatvorm, siis see ei pruugi olla, see võib olla puhtalt kelmide ostetud, nii et ikka ise tuleb teha natuke tööd. Aga seda nad teevad juba Google'is ja need on oma agentuur olemas, näiteks kui nad tahavad, ennem seda, kui nad alustavad Eestisse kampaaniakõnesi üldse, ennem seda nad ostavad reklaamiga ette Facebooki igal pool mujale, nii et nad teevad väga teadlikult oma tegevusi, nii et nad kõigepealt valmistavad ette pinnase ja siis tulevad kõned tagant selga. Nii et töötavad väga nutikalt. Mis nad veel teevad? Sotsiaalmeedia, Tinderid, ma ei tea, igasugused, kõik, kes otsivad midagi või kedagi, et nad on igal pool seal ka olemas. Nad teid nüüd oma meeskonnad kõrvale, kes siis istuvad ja otsivad siis igasuguseid tutvusi. Ja siis tutvuse käigus lihtsalt annavad teada, et muuseas, ma sain miljonäriks ühe viisil. Ja siis küsid, kuidas sa miljonäriks said? Kuna ma investeerisin sinna, ja tuleb jälle võltsplatvorm meil ette. Nii et põhimõtteliselt, kui te saate kellegagi sõbraks ja keegi ütleb teile, et investeeri sinna, siis tasub jälle mõelda, et kas see on see õige koht. Need on kõik jälle olemas. Ja kuidas siis välja näeb see asi? Täiesti tavaline investeerimis nende platvorm. Neid on umbes, meie andmetel umbes, ma ei tea, võiks öelda, pooled internetis on nende omad, igasuguste kelmide omad. Ja nad on laisad, nad on ülilaisad tegelikult, need kelmid. Need platvormid on muuseas, neid võib netist osta. Igaüks võib neid osta, need on täiesti normaalsed platvormid, mõeldud normaalseks ettevõtluseks tegelikult, mitte kelmide jaoks, et igaüks võib selle programmi endal osta. Siia vasakul poole nad üldiselt kuvavad õigeid andmeid, igasuguseid, seda ei vitsi hakata ise jaurama, nad ühendavad ära ja siia vasakule poole tulevad ka õiged andmed täiesti, mis toimub aktsiaturgudel. Ja trikk on siis selles graafikus siin, et mingit hetkel nad saavad vaba voolu seda minna, aga üldiselt nad juhivad ise seda hiirega, seda graafikut. Inimene, kes läheb siis investeerimisplatvormile, vaatab, kuidas parasjagu investeeringuga läheb. Nii, siis nad vahepeal tõstavad seda, vahepeal langetavad, kuidas neil tuju parasjagu on, aga nad on nutikad, pean ütlema. Mida me oleme viimased korrad näinud. Näiteks nad teavad inimeste sünnipäevas, nad küsivad kõik andmed meie käest. Nii, nad teavad ära, kui tuleb sünnipäev, võib juhtuda, tahab raha välja võtma hakata. Tuleb sünnipäev, nüüd tal on suuremad kulud. Selleks, et ma ei läheks konksust ära, lasevad graafiku alla, lasevad siia. Lasevad kõik aktsiad kuksid kokku. Ja siis, kui mina hakkan helistama, et kuule, et tahaks raha välja võtta, kuule, sa vaadanud oled, mis toimub üldse aktsiaturul või? Ütle, mis seal toimub siis? Vaata, su raha täitsa nullist peaaegu küll ära välja võtta. Siis mõtled, ei, seda küll, jah. Ja siis lased jälle nädala aja pärast tõstavad uuesti ülesse, tagasi, siis kui sa juba sellest emotsioonist juba lahti saanud, siis nad helistavad sulle, kuule, nüüd tõusis üles, ära muretse, kõik on jälle hästi. Ühesõnaga, tegelikult hoiavad sind konksudes nii kaua saavad. Ja siis juhtuvadki need lood, millest te olete lugenud, keegi kaotas 500 000 ja nii edasi. Sest nad hommikust õhtuni ainult manipuleerivad. Teavad kõiki pisidetaile meie kohta ja otsivad siis viise, kuidas meid hoida eemal sellest, et me ükski päev ei tahaks seda raha sealt välja võtma hakata ja teine variant paneks juurde. Et
ma ei tea, eile vist Facebook oli kinni, korra kukkus nulli, usku mind, täna saavad kõik, kes on kelmid lehtede peal kinni praegu, saavad kõnesi, et nüüd Facebook paneb taevasse ja nad tõstavadki Facebooki juba, ma ei tea, kuskile siia juba, pane nüüd juurde, 10 000, pane juurde, homme saad miljonäriks, kõik panevadki emotsionaalselt, sest postimised F-i ju kinnitavad sama. Ja tegelikult inimesed kannavadki raha juurde. Keegi küsib mu käest, palju inimesi on võltsi investeerimisplatvormidel kinni, siis lõrna aimugi. Ma tean, et me saame umbes 50 kuni 100 vist teadet aastas inimeste kohta, kes siis lõpuks said aru, et nad on seal. Kui palju täna üldse kokku on, ma ei tea, ma loodan, et see number on väga väike, aga reaalsus näitab, et võimalik, et on tuhandeid inimesi. Sellepärast, et nad ei ole mitte kordagi üritanud raha kätte saada sealt. Sest kui neil öeldakse, et see on mingi 10-aastane investeering ja alles 10 aasta pärast saab välja võtta ongi, siis me ei tea tegelikult, palju inimeste raha seal kinni on. Nii et olukord ei ole üldse mitte lõbus meie vaates, et kui paljud inimeste rahad on nagu tegelikult kelmide käes. Ja nagu ma näitasin, ja kelmide kuskil käive oli vist, võin eksida, oli keskelt läbi umbes kuni 3 miljonit teenivad nad kuus puhas kasumit. Nii et väga suured summad on need, mis nad teenivad iga kuu. Nii et see juba näitab seda, et kuskil on hästi palju inimesi, kes kogu aeg kannavad neile raha, aga me ei leia neid ülesse. Ja ükskõik, kui palju me räägime, siis mingil põhjusel ikka see juhtub kogu aeg. Et kelmid muudavad ühe pisikese detaili ära ja see juhtub uuesti. Et ma loodan, et läbi sellisel viisil rääkimise, kes meie vastas on, äkki räägi kõigile edasi, kui hullud nad on seal teisel pool. Nii et ma loodan, et mitte keegi meie tuttavatest mitte kunagi ei satu nende ohvriks. Nii et aga nagu ütlesin, Ukraina pidas alles hiljuti ühe kinni. Väga super, et Ukraina tegutseb tegelikult, et Ukraina teeb kõik selleks, et nad saada oma riigis nii-öelda kinni. See on täiesti reaalne, milline see üks nendest kontoritest välja näeb seal. Et tõesti, meil on see uurimisgrupp allkirjastatud. Loodame, et lähiajal peetakse 20 sellist kõnekeskust kinni ja me loodame, et suudame sinnamaani jõuda, et Eesti ei ole nende riikide nimekirjast, kuhu siis kõnesid teha, et nad ise otsustavad, et võtame siis Eesti välja sealt nimekirjast, et kuna Eesti on meie jaoks muutunud, nende jaoks siis muutunud tüütuks, jah. Et me südames lootsime, et Eesti on väike riik, et me tegelikult suudame läbi siis nii-öelda inimeste kommunikatsiooni sinna, et me suudame need numbrid kinni panna, aga kelmid tundub, et on meist kõigist üle ikkagi, et neid on liiga palju, liiga ohtlikud, et pigem ikkagi proovime siis Ukrainaga saada nad lukku. Nii et kokkuvõte. Internet on täis vilkuvat reklaami, pool on võlts, kõned, mis saate, mõned on väga suured kelmide omad, e-mailid, mis te saate, ärge uskuge kõiki neid ja kui te tahate uskuda, siis vaadake, kas see on tulnud õigelt aadressilt, sest aadressi muudetakse ära. Üks kord aastas vahetage parool ära, palun, vähemalt üks kord aastas. Iga päev võib vahetada, väga teretulnud, aga üks kord aastas vähemalt. Ärge uskuge kõiki reklaame, ärge uskuge kõike, mis internetis näete ja siis ongi vist turvaline, jah. Et ärge üle võlli ka minge, see on ka palve, ma ise ei usu enam mitte midagi, et kõik, mis mulle saadaks, ma näpuga ajan järge ja palun kõik teha automaatsete ülekannete peale, et ma ei peaks neid ajama, sest ma kuulun ka nende hulka, kes oli mail.ee ja kes ei viitsinud parooli vahetada. See saab kontrollida muuseas, kas teie parool on ära varastatud või mitte, et niisugune aadress on olemas. Võin pärast öelda, mul ei ole peas seda, et vaatasin ise ära, mul on 3 korda parool ära varastatud ja ma ei ole pärast seda üldse reageerinud, nii et kui keegi saadab mulle tavalise e-maili peale mingisuguse kirja, siis seda ma ei usu, sest ma hakkan kohe kontrollima, kas tuli sealt inimeselt või mitte, nii et see on päris ohtlik. Ja ega vist muud ei olegi muud sõnumit teile, et siis on rahaasjad korras. On mind kuulda. Ma korraks küsin seda, et kui need praegu on venekeelsed ikkagi valdavalt, eks. Kuidas täna Eestis see olukord on, et need nii-öelda ohvrid ja ka need summad, kas need tulevad rohkem nagu venekeelse kontingendi käest ja need rahad, mis ringlevad, on nad täna nagu pigem sinna poole kaldu või ei ole erinevust märgata? Jaa, et ütleme, et statistika toetab seda, et jah, venekeelsed inimesed saavad rohkem pihta, aga
aga mitte ainult, et meil on nii nooremaid kui vanemaid ja mis nad on nagu viimase ajal teinud, siis nad ütlevad, et praegu on eestikeelsed kõik klienditeenindajad on kinni praegu, et aga kuna teie raha varastatakse, kui te saate aru, et teid varastatakse, kuule, mis sa siis jaurad seal teisel poole, et kuule, hakkame tegutsema. Et üldjuhul nad suudavad inimesi niivõrd palju paanikasse viia, et mingi hetk mõtleme, no kui nad kinni, siis on kinni ja teeme ära siis selle PIN-koodi loo. Ma just rääkisin pühapäeval, jah, vist Aktuaalse Kaamerast oli vaja intervjuu anda, siis nad olid just vahetult saanud kõne ja kusjuures nendele öeldi, nüüd on uus asi, jah, neil pakuti seda, et aha, kui sa ei usu, siis tule siis pangakontorisse. Et ta ütleski, et aga lõpuks hakkabki tunduma, et kui teisel pool nagu hullult tahetakse sind aidata, öeldakse, et tule siis pangakontorisse, kui sa ei usu, on ja, et no jah, ma siis tulen, kus tuled täna pühapäev, täna kinni, kuule, et tule siis homme, aga no siis raha ei pruugi olla enam, siis ütlesid, et juba käed värisevad lõpus, et kuule, äkki lähebki raha minema, vaata, et nad suudavad tegelikult ikka viia sinnamaani, et me hakkame ikka kõhklema ja kahtlema seda, ja siis lõpuks ei mäleta ise ka, kas andsin ise selle isikukoodi või kasutajatunnis või teadsid nemad, et endal ka juba pudru ja kapsad tegelikult, et see kõne on ikkagi niisugune agressiivselt hea. Ja üks asi veel, mis on nende puhul nagu kuidagi plussiks või ütleks siis, nad on nagu järjekindlad. Et me oleme ise salvestanud neid kõnesid, vaadata, kui kaua nad on nagu valmis, siis meie rekord on, me hoidsime neid 2 tundi liini otsas, et nagu see on ikka 2 tundi täiesti valmis meiega vabalt rääkima, et saada meilt see raha kätte, et ei ole niimoodi, et kohe löön toru argile, nagu ütlesingi. Nad on mitmeid tunde valmis meiega rääkima, neil on nii-öelda manuaal olemas, et kui ma vastan seda, et kuule, ma olen autoroolis, praegu ma ei saa rääkida, ja sa oled autoroolis, aga sinu pärast ju helistame, vaata, mis siis minu pärast oli. Igal asjal on neil mingi vastus olemas, et iga meie eile on neil olemas kohe rünnak, et meil tekiks see tunne, et ma pean selle kõne ikkagi ära kuulama ja ma pean sinna tee äärde jääma autoks seisma ja siis küsima, mis siis juhtus minuga. Nii et ma ütlesin, 30 aastat vähemalt on ajalugu sellel skeemidel, kõigil skeemidel. Meie oleme pihta saanud viimased 3 aastat siis umbes, jah. Et Eesti ei olnud, sellepärast ma ütlengi, et keel on meid päästnud, aga mingil põhjusel, ja Eesti saab ainult nurgaga pihta tegelikult, hästi vähe saame meie. Kui me vaatame, mis muud riigid saavad, näiteks Rootsi saab meeletult pihta, Venemaa saab hästi palju pihta. Enamus ikkagi tellivad, panevad siis kõnekeskuse püsti ikkagi suurtemate riikide peale, et keegi ei pane püsti, et paneme Eesti suunal. Eesti on lihtsalt see, et kuule, teeme Eestisse ka vahepeal kõnesi, et polegi tükk aega teinud, et ära ei unustaks. Et pigem on see, et näiteks septembrikuu on Eesti saanud ikkagi massiliselt kõnesi, et kui me vahepeal juba uskusime, et kõik on ilusti hästi, siis vaatasin reedel vist oli 5 inimest kaotas jälle raha ja et ikkagi nüüd on jälle massiliselt saame pihta, et suurem mingi hetk kaob ära jälle natukene ja mingi hetk nad muudavad natuke skeemi ja siis tuleb uuesti. Aga üks uus asi on ka, mis mõtlesid leedukad ja lätlased mõtlesid välja, mul tuli praegu meelde, et ma ei usu, et väga paljud inimesed sellega pihta saavad, aga meil on 3 juhtumit vist sellist, kus siis olete kuulnud, et nii-öelda pangaagenti mängitakse nüüd, jah? Et tuleb kõne, et teate, et me oleme panga sisekontroll, nüüd oleks vaja teil minna ühte panka, võtke kõik raha välja ja andke õues meile siis sisekontrolli ametiga kätte. Me tahame teada saada, et üks teller on meil nagu, või klienditeenindaja on siis nii-öelda korrupeerunud, et meil on 3 inimest, kes on läinud võtnud raha välja, olnud suvaliste inimeste kätte, kes on läinud nuka taha, ütlenud, ära nüüd muretse ja siin, kohe tuleb politsei, see inimene peetakse kinni ja anname raha tagas sulle. Ootab pool tundi, tund aega ei tule, siis helistab, ütleb, et kuule niuke asi oli, et ka sellised asjad on meil juhtunud nüüd 3 tükki järjest, et õnneks nüüd me oleme jõudnud sinna, et me pankadega oleme hästi palju koostööd, et pangad on niimoodi, kui inimene tuleb nüüd raha välja küsima, kõike raha, siis üldiselt teller sekkub selle peale, küsib, et miks sa võtad, aga meil üks konflikt ka juba olnud, et üks ütles teller, sellepärast, et sa korrupeerunud, sellepärast küsidki või, risti vastupidi, et katsu siis nagu ära murda, et ülikeeruline. Kui keegi teeb head nippi, kuidas me jooksime kogu Eesti inimesteni, et keegi ei langeks nende ohvriks, siis ma olen valmis seda kohe vastu võtma. Aga me pingutame igatepidi ja loodame ka teie peale, et räägite edasi. Aga neid skeeme tuleb veel. Ei, rootsi keeles. Üldiselt on niimoodi, et on hästi populaarne ongi Rootsi, Soome vist on isegi pääsenud peaaegu. Rootsi on, vene keel on, siis on prantsus keel on
inglise keel loomulikult. Et noh, ma ütlengi, meie kahjud on ka niisugused, noh, muu maailma mõttes ikka väga väiksed ja palju skeeme on üldse maailmas olemas skeemid. Ma ei hakka isegi teile näitama, ma peaksin vist 2 päeva jooksul rääkida, mis enamus Eestis läbi ei lähe. Aga no mis mujal maailmas nagu purjetavad juba viimaseid 10 aastaid, nii et noh, kelme on ikka meeletult, tahtsin sinna jõuda tegelikult, et ise peame olema hästi tähelepanelikud, et see koer seal ära tunda, et võtame seal 1 sekundi, et midagi on alati kõnes nagu teistmoodi, et ja noh, PIN-koodi ei tohiks nagu keegi küsida. Jah. Mikrofoni. Et ma räägin elust enesest, et mul on 3 juhtumit olnud nüüd 1,5 kuu jooksul. Et kuna ma ise rahaga tegelen palju aastaid ja päästsin ära nüüd 1,5 kuud tagasi ühe 70-aastase hiljem daami armastuse kelmist ja ta tuleb tõemeeli minu juurde ja näitab, et mul on 4160 eurot arve, et peab Bitcoini kandma ja loomulikult üllataval kombel see naine oli täiesti sügavalt veendunud, et see inimene armastab teda ja tuleb Eestisse kunagi ja aitab teda. Tema oli lesestunud nüüd siis ütleme kuskil aasta tagasi. Okei, selle saime päästa ära ja ma olen ühenduses olnud. Me tegime veel proovi, ütleme see inimene, kes oli, ma ütlesin, et ennustame 24 tunni jooksul, ta saadab mulle kutse. No, loomulikult see tuli Facebookis see kutse, eks ole. Nii, ja siis oli nüüd niimoodi kuskil 1,5 kuud tagasi, tuli eestikeelne kõne. Ja kuna olen aastaid tagasi siin külaliskorteritega tegelenud ja bookingus olnud ja see on nagu internetis sees, et noh, et bookingus see firma on nagu bookingus olnud. Nii, ja eesti keeles kirjutab, et tema maksis bookingus 104 eurot Swedbanki kaudu, maksis selle raha ja siis mina hakkan muidugi, me ei ole enam bookingus ja kõik ja puha ja kõik ja nii, et palun saatke mulle siis see arve, mis te maksite sinna bookingus, et ma tahaksin näha. Ja siis tuli mulle meil, ma andsin oma meili muidugi, tuli meil Eesti nimega. Ja siis oli seal, siis oli võetud selle lehekülje pealt bookingu nii-öelda, noh lihtsalt booking oli seal kirjas selle kodulehe pealt. Nii, aga ta ei saatnud mulle arvet ja ta saatis mulle, temal oli seal nimi ja see nimi ma oleks võinud politseisse panna ja kui ma hakkasin seda guugeldama seda nime, siis see oli mingisuguse Kaitseliidu kaudu, ütleme naisterahva nimi. Ja siis see on mul kõik alles. Ja siis on nüüd 3. septembrist, millal maksti seda miljard raha tuli siis siia kontodele, siis 3. septembrist alates iga päev on minu meili peal üks arve. Iga päev on erinevad nimed, ma kustutan need ära, aga selle meiliga on kaasas veel kuskil 10-12 nime, kellele on meil saadetud, et ma arvet tasuksin. Ja kõik need eelnevad asjad, mis te rääkisite, siis need on ju tagasi 11-12 aastat tagasi juba nad alustasid sellega siin, nagu ütleme, pingsalt. Kahjuks on minu tutvusringkonnas kuskil, hiljem teada saanud, kuskil vähemalt 4 inimest, kes on kandnud 15 000, 16 000, kes on kandnud selle ja nad ei ole julgenud seda endale tunnistada, et nad on pettuse ohvriks saanud. Aitäh! Jah, aga nagu ma ütlesin, number 1 on see, et ükskõik, kes kontakti võtab korragi, vastab, siis see nimi ja e-maili aadress sinna süsteemi läheb. Järgnevad aastad on garanteeritud e-mailid, igasugused armastuse meilid ja kõik muud, et kui seepärast ei maksa üldse need on nagu kahtlane, kustuta ära, uskuge mind, kui on sõber, siis ta helistab teile üle ja küsib. Mul tuli üks vana skeem meelde, mida tegid vangid lihtsalt, kuna mul on veel paar minutit, ma räägin lihtsalt kui, ma tahaks öelda, et ohtlikult nutikad on kurjategijad, et SMS-laenu võeti, et kui üks inimene müüs jalgratast 700 eurot, ja vangid, siis kui veel vangidel oli võimalik telefonidega helistada, nüüd tänapäeval enam ei ole õnneks, siis nad ütlesid, ma soovin osta
et palun andke oma isikkoodi, kõik muud, et sekretär kannab raha üle. Inimene ei mõelnud üldse, ainult isikkoodid, kõik panga rekvisiid, kõik muud, et raha üle tuleb. Siis läheb natuke aega mööda, vaatab, 5000 tuli panga arvele. Siis tuleb uuesti kõne, et kuule, liiga palju kandsime, et kuule, see jalgratas 7000, sekretär eksis, et kuule, pani 5 tonni sulle, et ole hea, kanna 4300 ikka tagasi mulle, et 700 on jalgratas ainult, ja siis ei, muidugi kannad tagasi, kuule, liiga palju kanti, kannad tagasi, siis 6 aja pärast mööda, siis tuleb sulle SMS selle laenu teavitus, et kuule, hakkad maksma ka või hakka tagasi. Et sa isegi ei vaadanud seda, et sa tegelikult võeti sinu nimel SMS laenu, see tuli raha sulle arve peale ja sa kandsid selle ise kurjategijale. Et läbi selle jalgratta müümise, et pisik käsi, võta 1 sekund, vaata, kes sulle raha kandisid, kas oli sekretär või oli mis iganes SMS raha, mis iganes see ettevõtte nimi on, tol hetkel oli. Nii et kui palju on erinevaid skeeme, mille ohvriks võib minna, et neid on ikka väga palju ja kõik on nagu üles mängitud selle peale, et kui läheb läbi, siis läheb, kui ei lähe, ei juhtu ka midagi, aga nagu testiks on igasuguseid variante olemas, nii et ostumüügiga ja kõigega tuleb üli ettevaatlik olla ja ikkagi tähtsam ikkagi vaadata, kus kohas see raha tuleb või kes selle e-maili saatis, et eriti kui te teete suuri tehinguid, siis võib olla nii, et teile see e-mail on vahetatud seal, et vaadake palun seda 1-1 on see arve, aga see kontonumber on teine, et seda tuleb ette, et iga kuu umbes üks Eesti ettevõte kannab raha siis valele kontole, nii et on nii-öelda arve ära vahetatud sealt nii-öelda see ülekandmise koht, nii et hoidke silmad lihtsalt lahti, ja kui teil on raamatupidajad, siis rääkige need sõnad peale, et iga kord, kui keegi ütleb, et 1 päev varem või üldjuhul on niimoodi, et arve tuleb 1 päev varem või on kiire. 2 märksõna on seal olemas tegelikult, et nad teavad ju, mis kuupäeval muidu õige arve peaks tulema, et näiteks, ma ei tea, ostumüük, maja ostmüük, kõik on kokku lepitud, see on e-mailides olemas, kui keegi on teie e-mailid või siis vastaspoole e-maili lugeda saab, siis ta näeb ära, mis kuupäeval õige arve peaks tulema, siis ta teeb seda 1 või 2 päeva varem, et muidu on 2 arvet, ja meilis ta vahetab ära, näiteks, ma ei tea, peaks olema mingi kinnisvarafirma, siis ta vahetab selle lõpu ära põhimõtteliselt, teeb täpselt samasuguse e-maili aadressi, välja arvatud EE asemel on com näiteks, ja me ei pane seda tähele lihtsalt. Nii et võtame aega, nii nagu eelkõne Kadri ütles, et õhtul on aega siis arvutada, palju säästa, siis ma soovitan teil kogu aeg võtke endale 1 sekund, enne kui teete ülekande, ja kuskil rooli taga ülekanded ei tee niimoodi raputada, tuli arve, maksan ära, ärge nii tehke siis, et siis üldjuhul läheb ka õigesse kohta. Nii, on veel küsimusi? Ei ole, ja nagu ma lubasin, ma annan teile teada siis, kui eesti keeleks läheb, et kui keel ära muutub, praegu veel eesti keel kaitseb meid, kui eesti keel enam ei kaitse, siis me anname sellest teada, aga praegu vältige siis venekeelseid kõnesi. Suur aitäh teile!